ja valgast viiru vereni sa ruutad. Kaitsma kodumaad, me vabadust on varitsemas rõhujad. Kindel kui raud on meie meeste meel, et võit meil või ei ja mina iial seal, see suure laia ilma peal, mis sul nii armas oleks sa, kui sa isa maad. Tänane päev on Eestile kõige tähtsam päev tema 700-aastase ajaloo jooksul. Täna otsustab Eesti esimest korda ise oma tuleviku saatust. Riigimees Jaan Poska sündis Laiusel 24. jaanuaril 1866. aastal. Laiuse lapsed teavad Poskast kõike. Neil on, ma arvan, et esimesest klassist peale, kui nad tulevad, et nad saavad õige varsti teada, kes on Jaan Poska. Kõigepealt käivad meie lapsed muuseumitoas, küll emakeeletundides, küll ajalootundides, aga meil alati tähistatakse Jaan Poska sünnipäeva ja Tartu rahu aastapäeva. Nii et võib öelda, et Laiuse väikesed lapsed, kes hüppavad, mängivad siin ümber kooli, ütlevad, et tema on meie. Jaa, meie. Ja seda teatakse ka, et on rahu isa. Laiuselt viis noore Jaan Poska tee isa ja vendade eeskujul õigeusu vaimuliku kooli ja seminari Riias. Tema isa oli ju tegelikult õigeusu preester. Just selline õigeusu selline lahkus, armastus, heatahtlikkus, eksimuste andestamine, kõik niisugune õrnus. Et see võiks olla üpris iseloomulik ja Jaan Poska lapsepõlvele. Poska kasvab peres, ta elab kiriklas, tal on oma seltskond ja seetõttu mõned saavad näpuga näidata öelda, et ta oli venelane või ta oli vene kultuuris. Aga selline oli meie rahva saatus ja eestlaseks olemine sai selles keskkonnad. Kuigi Poska ema vereltasa geneetiliselt oli küll puhas eestlanna, aga taas oli ta jäänud urvuks ja kasvanud omakorda ühes õigeusu preestri peres, mis oli täiesti venekeelne. Sellest hoolimata ei olnud mingit vahet, et pojast kasvas suurepärane eestlane. Ta saab vaimuliku hariduse Riia vaimulikus seminaris, venekeelse hariduse ja siis aeg muutub ja nii-öelda venestusaja paradoks. Treffner ütleb niimoodi, et saksa seltsis vene keeles eesti asja ajada. No täpselt nii ongi. Eestlane Poska venekeelse haridusega venestamise ajal läheb õppima juurat saksakeelsesse ülikooli. Ega tsaari ajal see rahvusküsimus üldse nii oluline ei olnud, kui ta tänapäeval või kaasajal on. Ega tsaari ajal ükski isikutunnistusel ei olnud lahtrit rahvus. See on ikkagi 20. sajandil. Jaan Poska oli kindlasti eestlane. Tegu oli ikkagi ühe kõige varasema haritlaste perekonnaga Eestis, kus kõik lapsed said gümnaasiumihariduse. Kui vaadata ka ikkagi tema järeltulijaid, need on ka jäänud eestlasteks, tema õdede-vendade järeltulijad on ikkagi valdavalt olnud eestlased ka mitte ainult Eestis elades, vaid väljaspool.
Rootsis ja Kanadas siis on nähtavasti see Eesti vaim olnud sealt ka alates Jaan Poskast endast üsna oluline. Om sommaren den sköna när marken hon gläds vid alla två älvarna vid. Stockholm ühel suvepäeval. Siia kesklinna kogunevad Jaan Poska järeltulijad, et meenutada oma kuulsat esivanemat. Kohal on ka Jaan Poska noorima poja Jüri abikaasa, 90-aastane Helve Poska. See oli saari ajal, siis kes apostliga usku astusid, said maad, aga tema ei tahtnud maad, vaid tahtis lastele haridust. Ka kirjades lastele ei unusta Jaan Poska rõhutamast hariduse tähtsust ja seda õpetust on järginud ka Poskade arvukad järeltulijad. Minu meelest on kõige tähtsam, et lapsed on terved ja nad on tahtnud õppida ja nendel on head töökohad ja nad on väga korralikult oma tööd teinud ja see on näha, et seda Poskade tarkust on. Vid Leksander möter man Siljan om den sjösig så vida utsprider. Minä olen Joakim Poska, Jyri Poska pojapoeg. Ta oli Jaan Poska nuorim laps. Mä läks ka Eesti koolis siin Stockholmis ja minu ajalooõpetaja Rickard Norvel alati rääkis Jaan Poskast. I was born in Estonia, Haapsalu, and we met with each other there. It reminded me how Jaan Poska met his wife Constance, and we was married in Orthodox Church. My name is Johan Tillander. My father was Jaan Poska. Jaan Poska is my grandfather. When I was born, I got this cross from Jyri Poska, my grandfather, with the Estonian stones in it. And it was like the firstborn got this cross. And I've used it all my life, all the time, and I'm very proud of it. When we grew up in Estonian school, in history class, when we read about Jaan Poska, it was very important. And I rise from the chair, and they wanted me to tell about what I knew about him. And I always felt it was very important to tell my children and around me. My name is Raoul Grinthal. I'm working for Schibsted, which is an international media company. I'm part of an international media group who is quite large in Sweden. We have newspapers, we have different kind of internet sites, and I am head of the Swedish business. Vera Poska Grinthal, the daughter of Jaan Poska, is my grandmother, and it's also the grandmother of Pauline, my sister, and Siv is our mother. What we would like to tell you about, of course, is Vera Poska Grinthal. She was very, very keen on keeping the memory of Jaan Poska. So she often told us about Jaan Poska and what he did. Tema puhul tegelikult avaldas mulle tohutut muljet selle inimese organiseerimisoskus ja teine asi, võime leida naistele ühiskondlikult väärikas positsioon. Ja kõik tema teod, mida ta tegi nii Eestis kui ka Rootsis elades, see oli imetlusväärne. Vera Poska Grinthal, üks suuremaid tema ettevõtmisi peale päris suure hulga naisorganisatsioonide loomist, mida ta oma eluajal tegi, küll nii Eestiga seotud kui ka Rootsiga seotud. Siis peale selle lõi ta siis aastal 1952 ajakirja Triinu. Vera Poska organiseerimisvõime, kuidas ta suutis inimesi ära rääkima sinna, kaastööd tegema, see oli imetlusväärne. Ja ma mäletan ka, et üks proua, keda ta siis jälle oli nii-öelda vaikselt ümber sõrme mässinud, et ole hea kirjuta, siis ta ütles ka, et Vera Poska suudab rääkida ja augu pähe rääkida kõikidele inimestele ja ilmselt tuleb see sellest, et ta on suure riigimehe tütar ja see suure riigimehe tütar tegelikult käis väga paljudest kohtadest läbi, sest
ma saan aru, et ta oli inimene, kellel oli raske ei öelda. Ma tundsin igatahes Veera Polskat natukene, ta tuli mulle tänaval tuli vastu ja nagu nööbist kinni koju ütles, sa oled nüüd valmis ja sa oled entoloog ja nüüd tuled seda meie Triinusse kaasa. Ta oli väga intensiivne inimene ja muidugi tulema kaasa. Ma sain tema käest ühe kampsuni kingitud, ma andsin selle Poska muuseumile, kui ei eksi. Isa tõusis hommikuti vara üles ja läks kontori, kus tuli harilikult koju kella 3 ja magas siis tund aega. Meie lapsed teadsime, et sel ajal peame kikivarvul käima. Kell 4 tõi ema isale tassi teed, mida ta jõi meega, sest oli kusagilt kuulnud, et mesi pikendavat eluiga. Peale tee joomist tõusis isa voodist ja ruttas uuesti linna. Jaan Poska ise oli kasvanud tosina lapsega peres ja võib-olla taas ikkagi tuleks mängu see üksteise väga suur hoidmine. Tollel ajal ju ei kasutata sõna me armastame teineteist, see on nagu liiga suur ja liiga pidulik ja reservitud pigem romantikale, et see üksteise hoidmine, et me hoiame, ma hoian sind, et see tähistabki seda tõelist armastust. Kui me räägime Jaan Poska lastest, siis just tütred on võib-olla nagu kõige tuntumad. Tema esimene tütar Ksenia, temast sai tuntud arst ja üks esimese Eesti naisarste. Ta oli õppinud nii Prantsusmaal kui Tartu Ülikoolis. Tütar Veera jätkas isa ametit, oli siis peres nii-öelda esimene jurist ja on üks esimese Eesti naisjuriste. Kui lõpetasin gümnaasiumi, oli meil isaga rääkimist ülikooli valiku üle, kas minna Tartusse või Petrogradi. Isa arvas, et Petrogradi juristid olid oma kutsele paremini ette valmistatud. I remember when I was writing a thesis on the peace process of the Estonian peace process after the First World War. I wrote it in French, but I had no French translation of the peace treaty. So my grandmother, she spoke, of course, both Estonian, Russian, and French. So when I didn't find this peace treaty, she started to translate it. And she was 88 years old or 87 years old. She started to translate it from Estonian to French. So I got the French translation written by her. So she was very proud and happy about her father and was very, for her it was very important that his memory was kept. Täna me meistertasime siis rahuingleid, voltisime, panime peakesed ja siis tegime sellise riputamise asa, et saaks riputada. Ja pärast filmisime pilti siis Tartu rahulepingu allkirjastamisest, kus oligi Jaan Poska ka. Jaan Poska nime kannab väärikalt, need olevki armas laste aed. Siin on rõõmsaid lapsi maa ja täis, siin sa leiad mängu sõpru häid. Siin ta on meie kodupäeval, Pärna tänaval, Poska lasteaed. Me lasteaia pere, ütleb teile tere. Siin ta on meie kodupäeval, Pärna tänaval, Poska lasteaed. Tänukiri Elimar Jarderile Tallinna Jaan Poska lasteaia laulu loomise eest. Idee tuli tegelikult ikkagi lasteaia juhatajalt, sellepärast, et neil ei olnud oma laulu. See laul sündis küll niiviisi üsna niiviisi loomulikult ja hõlpsalt. Et mul on väga hea meel kuulda, et see tõesti tuli õigesse kohta see laul.
thing, not the eyebrow itself, but you know, he seems a little bit concerned or serious. Worried, kind of. ja silmad võib-olla on ka nagu purvemad niisugused. Tegelikult ei ole, vaata seal selle pildi peal, kus ta on, ei ole, seal tegelikult siin on ta jumala rahul oleva näoga. Ei, aga silmad on nagu välja poole kaldu. Niimoodi on nagu kaares. Jah, seda. Kui me saime teada, et skulptuur tuleb Kadrioru parki ja kujutame tähtsat inimest nagu Jaan Poska, siis Kadrioru pargis me kindlasti ei tahtnud teha midagi, mis oleks postamendi otsas või kaugel inimestest ja sellepärast me tahtsimegi kujutada inimsuuruses ja osa pargina ehk siis jalutamas seal pargis. Kui nüüd ei oleks olnud Poskat, kui ei oleks olnud tema teadmisi ja karismat, et me ei tea, meie saatus oleks hoopis teistsugune olnud. Ma mõtlesin, et kas tõesti nagu riikide, rahvaste saatused on nagu selliste poliitikute omavahelise karisma või sellise klappimise nagu tagajärg või meie kõigi käes on, kes meil reaalselt on need ministrid, kes meil reaalselt suudavad teha koostööd Venemaaga hoolimata igasugustest probleemidest, et see on nagu hästi huvitav, et siis ma hakkasin vaatama kogu maailma poliitikat nagu teistmoodi natukene. Kadriorus on olnud erinevaid aegu, Kadriorus on olnud ka varematel aegadel ka mõningaid teisi kujusid, aga nüüd on sümbolid lõpuks õigeks saanud ja Poska tänava lähedal saab olema tõeline Poska. Poska seal jalutab. Ta jalutab oma kodu suunas, tal on oma see kuulus advokaadi mapp kaenlas, on see tal Tartu rahu või on tal mingid muud asjad. Ta on äärmiselt elavalt saab olema Kadrioru lahutamatu osa. Där hörs en förnöjelig näktergallsång och djuren I lunderna gånga. Minu nimi on Patrik Poska ja mu isa nimi oli Jüri. Jüri oli Jaan Poska kõige noorem poeg. Siin on mu pere, mu abikaasa, Kristiina, mu poeg Robert ja mu tütar Helena. 1990, kui me sõitsime terve pere üle. Meil auto oli kaasas ja pidime sõitma laeva peale ja see politsei ütles, et teie pass. Ja ta vaatas, Poska. Kas te olete see õige Poska? No loomulikult. Ja muidugi need asjad teeb ennast väga soeks. Tartu 20. sajandi alguses. Linn, kus allkirjastati rahulepingud Venemaa ja Eesti ning Venemaa ja Soome vahel. Siin asuvas linnamuuseumis säilitatakse tolle aja väärtusi. Meie majas on kõige hinnalisem ongi olnud see Tartu rahulaud. Nii palju aastaid, kui mina olen siin töötanud, me oleme kogu aeg hoidnud oma näitusel aukohal seda lauda. Jaan Poska osa Eesti Vabariigi sünni juures oli ikka päris suur. Ja see, kuidas ta väga diplomaatiliselt ja oskuslikult neid Tartu rahu läbirääkimisi läbi viis ja juhtis. Kui asi läks teravaks, siis ta võttis need teravused maha, suutis võtta. Tal olid omad viisid selleks. See ei olnud ju kerge, et Narval toimusid siis ju lahingud ja see ka, et ikka Eesti sai ju päris head tingimused lõppkokkuvõttes. Kas või see sama majagi, kus neid rahuläbirääkimisi peeti, see anti ka rahulepingu punktiga Eesti Vabariigile üle. See oli Vene sõjaministeeriumile kuulus. 20. aastal siis Eesti Vabariik sai selle maja endale. Eestis vägevus võib võita vaenlast kangemat ja rangemat. Praegu asub selles ajaloolises hoones Jaan Poska gümnaasium. Tartu rahu allkirjastamise aegu meenutab bareljeef maja seinal. Kool ilmutab ajalehte Poska sõnumid ning tähistab igal aastal suurejooneliselt Tartu rahu aastapäeva.
Gümnaasiumi uhkuseks on ruum, mille keskmes on koopia lauast, kus kindralid ja juristid läbirääkimisi pidasid. Selles toas tunnistati esmakordselt Eesti riiki de jure. Surma ei karda Eestimaale vaan, ei iial Eestit orjastada laseda. Võib öelda, et isegi Poska on nagu Eesti Vabariigi ristiisa, kes ikkagi tõi meile selle vabaduse, tõi meile väga soodsa. Teatavasti Soome, Läti, teised riigid Venemaalt ei saanud nii häid lepingutingimusi ja Jaan Poska panus Eesti ajalukku, Eesti riigi loosse on märkimisväärne. Kindlasti Jaan Poska enda isikuomadused, et ta suutis Adolf Joffega neid läbirääkimisi nii pidada, et räägitakse, et läks lausa saunalavale temaga ja võttis ka viina kõrvale, nagu Venemaaga diplomaatia läbirääkimistel on läbi aja see juurde käinud ja need erinevad nüansid ka meile selle soodsa lepingu tõid. Kas või see, et eestlased panid väikse rühma ümber maja kõndima, et panna venelased kartma, et meil on suur sõjavägi. Tegelikult oli see üks ja seesama rühm, kes ümber maja kõndis. Meie missioon, kes siin majas õpivad ja töötavad, ongi just nagu see Poska idee ja vaimu edasikandmine. Mulle väga meeldib professor Aadu Musta võrdlus, kes alati ikka ütleb, et aasta pärast Poska surma Konstantin Päts rääkis, et Poska arvas nii, 2 aastat pärast seda rääkis, et meie Poskaga arvasime nii ja 3 aastat pärast surma, 3-4 aastat pärast surma mina arvasin nii. No see näitab, et vahepeal vajus Poska teenimatult ajaloo unustuse hõlma ja see nimi on vaja jõuliselt uuesti kilbile tõsta, sest Eesti riik võlgneb talle ikka väga palju ja ma usun, et ta oli üks säravamaid poliitikuid ja haritumaid poliitikuid Eesti ajaloos. Siin majas on see sündmus toimunud, kus nii-öelda Eesti Vabariigi sünnitunnistus ja meie kui poskalased ka seda mentaliteeti kanname. Teatavasti meie kooli loosung on määrame ise oma tulevikku, mida Jaan Poska ütles 2. veebruari ajal, et määrame ise oma tulevikku. Või ükski ütelda, et Eesti mehed andnud ära Isamaa. Läheme aga ajaloos veidi tagasi. See 1890. aastast pärinev kaart on pulmakutse Jaan Poska ja Konstants Ekströmi laulatusele. Ja siin on kirjas, et laulatus toimub siis Tallinnas Preobraženski Saboris kirikus. Konstantsi isa oli rootslane, ta kuulus Kanuti gildi klaasijate Zunfti. Nende töötuba asus Tallinna Vanaturu kaelas. Abielludes kaotas Konstants Rootsi kodakondsuse, saades Vene riigi alamaks ja Jaan Poskat jumaldavaks abikaasaks. Ma arvan, et ta oli oma mehe üle uhke kogu aeg. Ma arvan, et ta ikkagi andes altari eest tõotuse jäigi siis nagu väga kindlalt selleks, kes oma meest ilusasti tüürib, et mees tunneks, et ta on hoitud ja armastatud ja nagu selline tore hetk on hommikuti ja õhtul sõidab ta iga õhtu ju siis talle voorimehega vastu, et ta sõidab nagu troskaga läbi linna. Ma ikkagi taas ütlen, et kõige tähtsam kaaslane tema elus kindlasti oli abikaasa. Jaan Poska ja Konstants Poska on tegelikult abielupaar, mis on üks olulisemaid peresid Eesti ajaloos. Kindlasti Jaan Poska ei oleks olnud see, kes ta oli, kui tal ei oleks olnud sellist vägetäis abikaasat Konstantsi. Sellele perele andis väga palju juurde see, et nad ilmselt tegid palju asju koos, mis Veera Poska siis varajases nooruses peetud päevikust tulevad mõned sellised katked välja. Ja isal, kuigi tal oli kohutavalt palju tööd, et kui tema lapsed tema juurde tulid, siis ma saan aru, et siis ta ikkagi võttis selle aja ja rääkis nendega. Lõunaajaks kella 6 paiku oli isa jälle kodus ja siis sõime kõik koos lõunat. Siis oli igal lapsel midagi, millest ta tahtis rääkida. Olime harilikult 10 laua ümber, ema, isa, 7 last ja kasvataja.
nii et alati oli palju juttu ja naeru. Tänupalve oli kahesõnaline. Jumal, tänan. Seda ütles igaüks ja siis joosti ema ja isa juurde, et neid põsele suudelda. Kui vaadata ka see ajaloost tagasi, siis ega siis neid, kelle pered olid sellised harmoonilised ja kes samal ajal suutsid teha riigi jaoks kasulikke asju, neid ei olnudki võib-olla nii palju siin Eesti ajaloos. Et oli neid, kes pühendasid ennast kas ühele ja jätsid teise unarule või vastupidi. Poskade salongis, praeguses Poska majas, puutusid Eesti seltskonna tegelased kokku nii hästi Vene võimukandjate kui ka hiljem välismaailma diplomaatide ja sõjaväe esindajatega. Siin tundis end ühtviisi koduselt linnavolinik eeslinnast kui ka kuberner. Siin kostitas Poska Venemaa ajutise valitsuse ministrit Kerenskit, aga ka Tallinna garnisoni ülemat. Jaan Poska koos Konstantsiga kujundas läbi salongi Eesti riigi näo. See riik polnud pelgalt üksus, vaid seal taga olid ka inimesed ja kodusoojus. Tema eluajal oli tema kabinetis just see portree. Kui me vaatame vanu pilte, siis me näeme, et kabinetis oli 3 olulist pilti. Üks oli siis Jaan Poska portree, teine oli suur foto tema isast, Jaanist, ja 3. vaatamisväärsus oli pisike raamitud ümmargune foto tema abikaasast. Selles toas on ainukesena säilinud see tolle aja lagi. Restauraatorid, näete, kui ilusti on selle ära puhastanud ja korda teinud ja vot sellised olid selle maja laed. Nüüd te olete Jaan Poska kabinetis, siin oli tema töötuba, siin ta töötas, siin ta mõtles välja mitmeid riigimehe mõtteid, ka selle, et Eesti peab saama vabariigiks. Tänu võib-olla ka Jaan Poskale me siin eesti keelt räägimegi, sest tema oli see, kes Pariisis, kui ei suudetud kuidagi kokku leppida, et Eestile de jure ja de facto iseseisvust nõutada, siis Jaan Poska targa mehena, advokaadina ütles, et kui me seda ei saa lääneriikidelt, siis võtame selle ja lepime kokku bolševistliku Venemaaga. Kui me alustasime taastamise töid, et algul keegi ei uskunud, et selle maja võib taastada. See maja oli räämas, siin kodutud magasid siin. Kadriorus olid nii tublid elanikud, kes kirjutasid linna peale mitu korda kirju ja samuti rääkisime Jaan Poska mälestusfondi inimestega, et see maja on vaja taastada ja kuna me hakkasime siin talguid tegema, siis meil õnnestuski talgutööde käigus ka tõsta linnaisade huvi ja riigi huvi ja tänu Tallinna linnale see maja taastamisprotsess algas. In the year 2000, I went to Estonia and worked in Tallinn as a Swedish teacher. When I was there, I was contacted by a person who was telling about the Jan Poska house, that it was a religious group that wanted to take over the house. And he said, you have to do something. So I called my brother and people talked with us and we talked to people and we went to the Jan Poska house. And then it was really destroyed, the house. But when we went to the inauguration, after a couple of years, we saw what an amazing work that had been done.
Nüüd te olete salongis jälle ja salongisaalid olid eestlastel üks esimesi salonge, kus eestimeelsed ja eestikeelsed inimesed kohtusid. Siin pandi paika väga paljud Tallinna linnaplaanid, kuna Poska oli Tallinna linnapea ja kindlasti siin räägiti ka sellest, kuidas Eesti Vabariiki luua. Kui meie taastasime seda maja, siis ma helistasin Jaan Arterile ja Ants Nuudile ja nemad tulid pillidega siia ja näiteks siin sammas, siin oli muldpõrand, sel hetkel kõik oli mädanenud ja siin me laulsime isamaalikke laule. Ja siin saalis kirjutasime alla ka lepingu Tallinna linnaga, et talgute käigus me teeme selle maja korda ja saame 2 tuba muuseumitubadeks. Kui aastal 2008 toimus selle maja pidulik avamine, siis Jaan Poska mälestusfondi poolt me otsustasime teha väikse üllatuse ümbrikud koos eritempli ja siis margiga. Me tänutäheks kinkisime nendele meestele, naistele, onudele, tädidele, kes meid aitasid selle maja taastamisel. Saabu see maja siis taas õigesse kasutusse ja püsigu siin ikka hea aura. Ma sündisin täpselt 100 aastat peale Jaan Poska 1966. Et juba kui ma sündisin, siis ma kohe sain teada, et mu vanaisa on väga tähtis ja kuulus inimene ja selle üle ma olen terve elu olnud väga-väga uhke. Poska on saanud hariduse linnas, mille nimi oli Torpat, saksakeelses ülikoolis, selles õigusteaduskonnas, mis oli tollel hetkel ülihea. Kui me võtame tõesti niimoodi mingi rahvusvahelise mõõdupuuga, püüame Tartu Ülikooli juuraharidust mõõta, siis see oli üks parim aeg. Nii et kuni 80 aastate reformideni Poska õpib just seal teisel poolel, 1890 lõpetab. Nii et Poska saab euroopaliku saksakeelse juriidilise hariduse Tartust. Siin on siis tema lõpudiplomi ärakiri saksa ja vene keeles. See oli üks ülioluline dokument Poska jaoks, sest 12-lapselisest perest oli ta saavutanud selle, et ta oli haritud jurist ja see on dokument, millega ta siis sai ellu minna. Jaan Poska õpingute ajast on veel üks tore allikas, Kartseri raamat. Ja kuigi selle kohta midagi rohkemat teada ei ole, siis saame siit lugeda, et 17. detsembrist kuni 19. detsembrini 1888 on Ivan Poska istunud kartseris vastuhakkamise eest ja seda prorektori otsusega. Poska loomulikult, et kui ta juba tahtis juristiks saada, ta nüüd juba teadis, et ta tahab leiba teenida advokaadina, et kõik oma võlad ära maksta ja saada elus nii-öelda haljale oksale. Ta otsustas minna ikka täispangale, teha korralik lõputöö ja ta valib endale äärmiselt range ütleme selle teaduskonna ühe kõige nõudlikuma ja kõige võib-olla ka andekama professori. See oli Riiast pärit Karl Bergbohm. Ta on tuntud Euroopas ka kui filosoof, väga tugev rahvusvahelise õiguse mees. Ja Karl Bergbohm annab talle teemaks sõja lõpetamine ja rahu sõlmimine. Nüüd muidugi nii nagu meie täna kuuleme seda nimetust, mõtleme, no jumal küll, see ju teema oli täpselt see, mida Poskal elus 1919-1920 vaja läks. Poska on mulle dokumentidest ja kõigest, mis temast seni kirjutatud on meelde jäänud kui selline hästi rahulik, sihikindel, oma eriala põhimõtetele truuks jääv, et ka siis, kui ta oli Kubermangu komissar hiljem, siis igas võimalikus konfliktis on ta teinud täpselt nii, nagu seadus ütles ja see nagu näha viis sihile, et ta suutiski hoida rahututel aegadel. Mina olen advokaat.
mis loom on advokaat. See on kõndiv raamatukapp, kel igas lahtris ja riiulis kõik seadusepügalad meeles pisiasjadeni. Tema on ahvatleja, kes peab kohtuniku enda poole meelitama. Siis on tema hullutaja, kes peab prokurörile selgeks tegema, et süüdistuskokkuvõte, see on puhas luup. Veel parem laim, mille eest saab kohtulikult vastutusele võtta. Ja siis pühib advokaat oma käed sabakuue sisse puhtaks, kohendab kravatti ja on suur oraator. Veel suurem näitleja, kes peab naeratama nii, et kõik naeratavad vastu. Jaan Poska oli väga uhke selle üle, et ta sai advokaadiks ja Vene impeeriumis vandeadvokaatidel olid advokaadimärgid ja siin me näeme Jaan Poskal hõbedast advokaadimärki, mis oli tema jaoks, kes oli vaesest perest tulnud, mõnes mõttes nagu aadlimehe märk. Isad nimetati vahel Tallinna kuulsaimaks juristiks, kelle poole pöördusid keerulisemates asjades sakslasedki. Kord, kui senatis ühest keerulisest juhtumist jagu ei saadud, lohutas üks senaator. Küll tuleb Poska, seletab kõik ära ja siis saab selgeks, millest muidu üldse ei või aru saada. Siis, kui Poska Tallinnasse tuli, oli siin ju kindlalt juurdunud Balti-Saksa seltskond, oli Balti-Saksa advokaadid, hakkasid tulema venestusajaga seoses üha rohkem ja rohkem Vene advokaate, aga eestlasi ju praktiliselt ei olnudki. Kui talumees tuleb maalt linna, siis ta eelistab suhelda mehega, kes räägib puhtalt tema emakeelt, kes saab tema igast mõttest ja mõtte nüansist aru, mitte ei pöördu puukeelse baltisakslase poole, kuna konkurente eestlaste hulgas praktiliselt ei olnud, siis sai ta järjest enam protsesse endale, järjest suuremaid sissetulekuid ja ega siis advokaatide honorarid olid tollal, ma ei oska praegust ega võrrelda, aga tollal olid nad ikka päris kopsakad. Poskal oli väga palju väga häid omadusi, aga Poskal oli üks inimlik puudus. Ja see puudus oli selline korrageen oli tal peaaegu täiesti puudu. Ja seetõttu tal oli pikka aega tohutu raskus oma dokumentide korrastamisega. Ja selleks oli vaja ühte juristi, kes oskas neid dokumente korrastada. Ja nagu, ütleme, jumala kingitusena tuli siis ukse taha Konstantin Päts, kellest sai siis Jaan Poska abi advokaadina. Ja Konstantin Pätsil olid hoopis teistsugud iseloomujooned. Ja üks väga tugev iseloomujoon oli korraarmastus. Ja nüüd tekib siis selline huvitav liit, Konstants Poska ja Konstantin Päts, kes korrastavad Jaan Poska arhiivi. Nii et selles mõttes, kui 54-aastaselt täiesti ootamatult kõigile Jaan Poska sureb, siis tema kogu arhiiv on korras. Venemaa kubermangulinn Tallinn 20. sajandi alguses. Äsjase rahvaloenduse andmel olid linna 60 000-lisest elanikkonnast 2/3 eestlased. Ülejäänud vähemused võrdselt venelased ja sakslased. Kuigi Eesti kuulus juba paar sajandit Venemaa alla, oli võim Tallinnas ikka veel väikese saksa kildkonna käes. Sotsiaalsel redelil oli eestlastel raske tõusta. Üheks rahvusliku ärkamise keskuseks sai ajaleht Teataja Konstantin Pätsi juhtimisel. Samuti eestlaste seltsid Kalev, Lootus ja Estonia. Kuigi Jaan Poska võrdles Estoniat ja Lootust rohkem voorimeeste kõrtsidega. Selle Teataja kaudu ühest küljest sai Poska pakkuda välja enda mõtteid ja teisest küljest nagu oli tõesti hea sulega professionaalse ajakirjaniku tasemega teine jurist, Päts, kes siis nagu neid asju sai kirja panna. Kui noorema põlve advokaadid nagu Päts ja Pirk 20. sajandi algul Tallinnasse tulid, oli Poska end juba sisse töötanud ja võttis noored tulijad oma tiiva alla. Ilma Poskata olnuks nende tegutsema asumine Tallinnas, valimisvõitlusse lülitamine, selle läbiviimine ja võidu saavutamine üsna lootusetu. Kinnisvara, mis oli tol ajal üheks eelduseks Tallinna volikokku pääsemiseks, oli eestlastel veel vähe, aga tasapisi Pätsi ja Poska õhutusel hakkasid eestlased end registreerima majaomanikena. Majaomanik andis sulle õhtu lõpus võimu toonases ühiskonnas. Sest see 20. sajandi algus, kui Jaan Poska ja Voldemar Lender Tallinnat juhtisid,
on ka oluline hetk Eesti poliitilises ajaloos selles mõttes, et ju 1904 on see hetk, kus siis eestlased võtavad Tallinnas võimu. Võtavad võimu siis Eesti suurimas linnas, mida võib pidada nagu esimeseks sammuks teel oma riigi loomisele. Et kui me seda sama Estonia teatri ehitust võime öelda, et see oli Eesti riigi kultuuriline nurgakivi, mis pandi mõned aastad enne riigi loomist, siis Tallinnas võimu võtmine oli poliitiline nurgakivi, eeldus selleks, et see rahvas on suuteline ühel hetkel oma riigi looma ja seda riiki ka juhtima ja valitsema. Ja tol hetkel oli asi selles, et saada üldse siis valimisõigust, oli sul vajalik omada linnas kinnisvara. Eestlaste võit 1904. aasta valimistel oli suurem, kui nad olid oodanud. Eesti-Vene blokk sai 42 kohta ja sakslased 18. Esimesena Baltimaade suurimatest linnadest oli Tallinn sakslaste käest ära võetud. Eestlased linnavolikogus, seesama enamus, mis saadakse 1904, et tegelikult need linna kultuurielu suured muutused algavad enam-vähem sellel ajal. Et siis tehakse otsus anda tasuta krunt Estonia teatri jaoks keset linna, siis tehakse otsused Tallinna algkoolide renoveerimiseks ja nagu olmetingimuste parendamiseks just nende vaeste Eesti laste või nende vaesemate piirkondade, kus siis enamik eestlasi elab, nende koolide jaoks. Siis võetakse vastu otsused panna kanalisatsioon, veevärk, kalamajja, kus jälle elavad eestlased, siis on elektrijaama projekt ja nii edasi. Jaan Poskast sai valimisvõidu järel Tallinna linnavolikogu esimees. Eestimaa rüütelkonna viimane peamees ja Poska üks vastaseid, parun Eduard von Tellingshausen, iseloomustas Poskat järgmiselt. Ta on tark, energiline ja sihikindel, aga ka halastamatu. Tütar Veera päevikust pärinevad tollest ajast järgmised read. Isa mõistis volikogu oma käes hoida, rahulikult nagu raidkuju istus ta juhataja toolil. Võis arvata, et talle kõik sisevõitlused midagi korda ei lähe. Isa ise aga ütles nii. Siin Šipkal, osutades pähe, on kõik vaikne, aga siin südamele osutades kõik keeb. Revolutsiooniline 1905 ja sellele järgnevad aastad tõid eestlastele kannatusi. Veresaun uuel turul viskas Tallinna elu hoopis rööpast välja. Vanglad kubisesid poliitilistest vangidest. Nende seas viibis lühiajaliselt ka Jaan Poska. Õigeusu vaimulike eestkostel lasti Poska aga siiski lahti. 1905. aasta oli selles mõttes häatus, et ta lõi poliitilise rahva, vaadake Aula koosolek oli üks, kus esimest korda räägiti kubermangust. Eestimaa ühendamisest üheks tervikuks, eks ole ju. Ja seal olid ka erinevad poliitilised strateegiad. Volikogu esimeheks jääb Poska 1909. aastani. Pärast seda jätkub tema hiilgav advokaadikarjäär, aga mitte kauaks. 1913. aastal viib Tallinnasse tagasi pöördunud Konstantin Päts Poska uuesti poliitikakeerisesse. 27. aprillil valitakse Jaan Poska Tallinna linnapeaks. Need aastad 1913-17, kui ta linnapeaks oligi ju Tallinna jaoks tohutute muutuste aastad. Tallinn elas sel ajal üle tormilist tõusu. Elanike arv oli kasvanud 122 000 elanikuni. Rajati tehaseid ja vabrikuid, kerkisid Becker, Noblessneri ja Vene Balti tehased. Linnavalitsuse ees seisid uued ülesanded. Linnaapteegi ja elektrijaama avamine, koolide võrgu laiendamine, kinnisvara õiglasem ümberjagamine. Linnavalitsuse töö korraldas Poska põhjalikult ümber, olles ametnike suhtes äärmiselt nõudlik. Linnaeelarve koostas Poska ise. Jaan Poska oli linnapea, juhtis linnavalitsuse tegevust, koordineeris seda, oli nii või teisiti seotud kõikide nende ideedega, mis tol korral linnavalitsuse eest läbi käisid. Juba esimese maailmasõja eel tehti Tallinnas väga väärikas rahvusvaheline konkurss Tallinna planeerimise huvides, kus võitis tuntud Soome arhitekt Elil Saarinen ja tema projektid on siiamaale
veel sellised, et vaata ja imesta, kuidas 100 aastat tagasi nii oskuslikult osati Tallinna demograafilist arengut, Tallinna ehituslikku, transpordialast arengut ette näha. Oli Lenderi maja, oli Passatski park, oli Sikupil, aga siit tuleb uus, siit tuleb suur Tallinn, siit tuleb täht. Poska oli mees, kes üllatas alati oma oponente sellega, et ta tundis seadusi. Kui tuldi mingi uue algatusega, siis Poska oli see, kes ütleb, teate, seda uut algatust ei ole vaja, sest aastal 1912 on vastav normatiiv vastu võetud, nüüd tuleks selle järgi tegutseda ja mitte unustada seda, mis on kunagi tehtud. Estonia uus hoone rajati rahva annetuste kaasabil ja avati 24. augustil 1913. aastal. Kohal oli kogu linna eliit, nende seas loomulikult ka Konstants ja Jaan Poska, kes oli ka üks suurannetajatest. Soome arhitektid Armas Lindgren ja Vivi Lönn kujundasid Estonia hoone jugendklassitsistlikus stiilis, milles ei puudunud ka Eesti rahvuslik element. Tollel ajal see teater oli tegelikult, ütleme, sekundaarne või igatahes ta ei prevaleerinud, ta ei olnud esmatähtis. Esmatähtis oli siiski luua koht, kus eestlased võiksid käia koos. Kõik need valged ja sinised saalid ongi tegelikult mõeldud seltskondlikuks koos ja läbikäimiseks, et üksteisega rääkida meeldivas keskkonnas, meeldivas õhustikus. Kuigi me räägime teatrimajast või teatri- ja kontserdimajast, siiski on see just see eestlaste koos käimise maja ja see on tollel ajal, kui ta ehitatakse, tegelik lipukiri. 1914. aasta sügis muudab maailma ja ka Vene kubermangulinna Revelit. Linna rahulik elu katkeb. Poska ütleb linna volikogus. Algab Euroopa sõda, mille tulemustest oleneb tervete riikide saatus. Meie kohus on aidata Vene relvi edule ja unustada kodused tülid. Sõda on puhkenud, maailmasõda. Kui palju pisaraid, verd ja muret. Tallinn võib iga minut sattuda hädaohtu, kardan isa pärast. Tahaksin õeks õppida ja läheksin praegu sõjaväljale, aga isa ja ema on vastu. Miks? Ta ütleb, et see kutse on liiga raske. Tallinna linnavalitsust ootasid sõjatingimustes ees erakorralised ülesanded. Eriti oluline oli abi sõjapõgenikele ja invaliididele. Muuhulgas muutus ka Estonia teater, mille arvukad saalid muutusid haiglapalatiteks. Sõja ajal pingestusid venelaste ja balti-sakslaste suhted eestlastega, mida Poskal tuli siis alatasa lahendada. Kasuks tuli talle tema sotsiaalne suhtlemisoskus, läbisaamisoskus kõige erinevate inimestega, et ta võis vabalt lävida nii kuberner Korostovetsiga kui ka Konstantin Pätsiga, kes ju teineteist silma otsaski ei sallinud ja tavaliselt ruumist välja marssisid, kui teine mees sisenes. Poskal seda probleemi ei olnud ja küllap see aitas toonastes segadestes ja väga keerulistes oludes ka linnavalitsuse juhtimisega paremini toime tulla. 1917. aasta veebruari revolutsioon oli ootamatuks üllatuseks mitte ainult Jaan Poskale, vaid kogu Vene riigile. Oodati paleepööret, kuid tuli pealinna hulkade mäss, mis laienes sõjavägede vastuhakuks, mis purustas kogu senise võimuaparaadi ja pani veerema revolutsiooni. Eesti kubermangus, Eesti ühiskonnas, ka eestlaste elus impeeriumi või tollaks ajaks juba kukkunud impeeriumi pealinnas Petrogradis ei toimunud midagi sellist, millest Poska ei oleks olnud kas kaaskorraldaja või vähemalt teadlik ja oma aktsepti andnud mees. Linnapea Poska kutsus kokku Tallinna volikogu, kus ta ütles: Venemaal koidab uus ajajärk, sünnitus on raske. Kõigi kohustus on aidata, et see normaalsemalt läheks. 1917 oli Poska kogu Eesti poliitika keskpunkt ja rõhuv osa informatsioonist, kui see ei olnud just enamlaste salainformatsioon, käis läbi Poska või vähemalt jõudis temani. Poliitilise olukorra arutamiseks olid Eesti poliitikud ja seltskonnategelased, kelle seas oli ka Jaan Poska, kogunenud Pikal tänaval asuvasse Linnade Liidu hoonesse, kui toodi ajutise valitsuse telegramm. Seniste kuberneride asemele
astuvad kubermangulinnade linnapead. Kohalik kõrgeim võim, mille surve all aastakümneid heideldud, oli ometi viimaks eestlaste eneste käes. Jaan Poskast sai Eestimaa kubermangu komissar, kõrgeim eestlasest võimukandja Vene riigis. See oli ju omal ajal väga kõva sõna, ikkagi eestlane ja pääseb nüüd Vene riigi kõige kõrgemasse juhtkonda, Venemaa rahvaesindusse. Eestlaste jaoks oli esmatähtis see, et Jaan Poska on saanud Eestimaa kubermangu komissariks. Poskal oli vaenlasi palju. Ühest küljest ründasid teda Vene marurahvuslased, kellele tundus, et Poska räägib küll Vene ajutise valitsuse juttu, kuid selle varjus ajab oma Eesti asja. Jaan Poska, üritades läbi viia Eesti autonoomiat, nägi tähtsama lülina maanõukogu kokkukutsumist ning sellele kõrgeima võimu andmist. See oli üks osa Poska programmist. Maanõukogu kokkutuleku järel on siis kubermangu komissar Jaan Poska pidanud siis neile tervituskõne ja ta on siin sellist üsna kõrget tooni kasutatud, et tänasest päevast algab meie kodumaa elus ja ajaloos uus ajajärk. Tõepoolest, nii suurel territooriumil ei olnud kohalikul rahval olnud seni sellist omavalitsusõigust. Tema võimu ulatus oli just nii suur, kui ta julges seda endale võtta. Alles 30. märtsist sellest määrusest, millega eestlaste põhilised asualad kokku liideti üheks rahvuslikuks kubermanguks, alles pärast seda laienes tema võim ka Lõuna-Eestile. – 26. oktoobril, kohe kui oli saabunud teade, et Petrogradis on toimunud vägivaldne riigipööre ning võim on läinud bolševike kätte, kutsus Poska kokku maavalitsuse koosoleku. Koosoleku lõpuks olevat ta siis pillanud oma ajaloolised sõnad, et nüüd ei jää meil vist muud üle, kui Eesti iseseisvaks kuulutada. See oli pöördepunkt, mis kõigile arutlustel andis uue suuna. Siit peale hakati kaalutlema, kuidas maapäevend peaks kuulutama kohapealseks kõrgemaks võimuks. Poska ülesanded kubermangu komissarina olid seda korda lõppenud. 27. oktoobril ilmus Toompea lossi revolutsioonilise komitee volinik Viktor Kingissepp ja teatas, et ta tuli võimu üle võtma. Olen teie teenistuses, seltsimehed enamlased. Komitee otsusega tuleb teil meile võim üle anda. Siin on sõjarevolutsiooni komitee volitused. Kes andis teie poolt nimetatud komiteele volitused? Töörahvas. Ka minul on rahvas volitused andnud. Teile andis volitused kodanlik ajutine valitsus, kelle Petrogradi proletariaat juba 3 päeva eest kukutas. Saari troonist loobumise järel, kui mind see ametipostile määrati, omas Venemaa ajutine valitsus rahva täielikku toetust. Ja on vähe tundemärkimist tunnistaksid, et asjalud praegu teistmoodi oleks. Kas te avaldusest peab nii aru saama, et te keeldute lossi üle andmast? No keeldumine ei loeks teile midagi, te võtaksite lossi vägivallaga. Siin on nüüd üks venekeelne akt, kus me näeme, et 17. aasta 27. oktoobril, see on nüüd siis vana kalendri järgi, kubermangu komissar Jaan Poska on siis võimu üle andnud ja siis sõjarevolutsiooni komitee esindajana on siis Viktor Kingissepp selle vastu võtnud. 2 Eesti meest, aga on võimu üleandmise on sel hetkel siis vene keeles vormistanud. Kingissepp ei nõudnud Poskalt midagi ülemäärast ja Poska kogenud juristiga allkirjastas ainult minimaalse, mida ta oli sunnitud või pidi tegema. 17. aastal on Poskal väga suur roll selles, et vähemalt see ajaperiood kulges vereta, ei olnud ühtegi sellist konflikti, mis oleks lõppenud relvastatud kokkupõrgete inimelude kaotustega. Kujunenud olukorra kohta ütles Poska. Eestil tuleb ise koos teiste muurahvastega oma õigused enesemääramiseks maksma panna. Estonias toimunud maanõukogu istungil võetigi vastu otsus kuulutada Eesti iseseisvaks. Samal istungil moodustati ka välisdelegatsioon, et hankida Eestile rahvusvaheline tunnustus. Poska roll iseseisvuse sünni juures seisnes ennekõike vast välissidemete loomises. Pigem oli ikkagi olulisem just
tema ja Julius Seljamaa ja Jüri Vilmsi ühised käigud Peterburis, sest nad kõik kolm olid ju valitud Venemaa Asutava Kogu liikmeks. Venemaa Asutav Kogu astus kokku 5. jaanuaril 1918 Peterburis, aeti kohe küll laiali, aga Peterburis viibimist kasutasid ju need kolm meest selleks, et luua kontakte mitte ainult Vene erakondade esindajatega, seda ka, aga need kontaktid ei toonud justkui mingit läbimurdelist saavutust. Hoopis tähtsam oli see, et nad lõid kontakti ka Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia ja Prantsusmaa diplomaatidega, kes Peterburis resideerisid ja tutvustasid neile kõigepealt Eesti olukorda, selgitasid, miks Eesti on otsustatud kuulutada iseseisvaks riigiks ja taotlesid juba esimest korda ka sisuliselt sellele riigile de facto tunnustust. Kui 24. veebruaril iseseisvus välja kuulutati, nimetati Poska esimeseks Eesti välisministriks, kellena ta oli ametis kuni 12. novembrini 1918. See oli Saksa okupatsiooni aeg. Seetõttu oli esimene Eesti ajutine valitsus sunnitud tegutsema põranda all. Peaminister Konstantin Päts oli vangistatud ning Poskal tuli täita ka valitsusjuhi ülesandeid. Ajutise valitsuse reaalselt pani tööle just nimelt Jaan Poska ja just nimelt sellel ajavahemikul, kui ta oli nii-öelda peaministri kohusetäitja, ehk siis 11. novembrist kuni 20. novembrini 1918. Ja käima oli tarvis lükata sel hetkel ju kõik, terve valitsus, kõik ministeeriumid, maanõukogu uuesti kokku kutsuda, alustada ettevalmistusi Asutava Kogu valimisteks, anda juhiseid kohalikele omavalitsustele, et need võtaksid sakslaste käest võimu üle. 12. novembril moodustas Päts Eesti teise ajutise valitsuse, kus Poskast sai kohtuminister. Selles ametis pani ta käima ajutised kohtud ja muretses Soomest raha Eesti sõjaväele relvade ostmiseks. 28. novembril algas ohvrite rohke vabadussõda. Kui sünnib siis Eesti Vabariik 1918 ja kui ta siis nagu selle tõelise jõu saab vabadussõja teisel poolel ja pärast seda, siis ikkagi see tee on juba sillutatud Poska pandud kividega. Need kivid teerajal Kadriorus tähistavadki nüüd sümboolselt Jaan Poska eluteed, moodustades ühe osa Poska skulptuuri kontseptsioonist. Kui maailmasõda Saksa kaotusega lõppes, toimus Prantsusmaal liitlasriikide vahel rahukonverents Euroopa jagamiseks. Poska moodustas välisdelegatsiooni ning sõitis Pariisi, et saavutada noore Eesti Vabariigi tunnustamine välismaailma poolt de jure. Pariisis põrkas Poska aga kokku suurriikidega, kes Eesti iseseisvusest ei tahtnud kuuldagi. Vaatamata Poska juriidilistele pingutustele ei õnnestunud Eesti delegatsioonil oma riiklusele rahvusvahelist tunnustust de jure Pariisis saada. Poska mõõt oli absoluutselt täis. Ta sai aru, et see on jooksvasta kiviseina. Et läänes ei taha mitte keegi aru saada mingi väikse Eesti rahva unistustest oma riiki omada. Poska palus end ametist vabastada, sest tunnustamispüüdused vajaksid uusi mehi. Eesti valitsus sellega ei nõustunud. Poska leidis nüüd, et on vaid kaks pääseteed, kas püüda kokkulepet Vene valgetega või teha rahu enamlastega. Veelgi olulisem oli Poskale sõda ära lõpetada. Ja see oli, ütleme, selle inimestele oluline, sest see puudutas kõiki. Pojad olid rindel, mehed olid rindel, isegi vanaisad olid juba osalt rindel. Iga minut ei surma, on ju. See tähendab, sõda tuleb lõpetada ja siis edasi rääkida. Poska alustas sellega, et volitas Eestis viibinud Inglise ajakirjanikku Sir William Athelstane Goodit enamlaste poole maad kuulama. Goody läks läbi rinde Moskvasse ja pääses Lenini ning välisminister Tšitšerini jutule. Tee rahuläbirääkimistele oli vaba. Lenini antud volikiri on säilinud Eesti Rahvusarhiivis. Ja kui me vaatame, siis see volikiri on antud Vene delegatsioonile Tartu rahuläbirääkimistel
Ja siia on alla kirjutanud siis rahvakomissaride nõukogu esimees Uljanov sulgudes Lenini. Tartu rahuläbirääkimised algasid Eesti üliõpilaste seltsi majas 5. detsembril. Vene delegatsiooni juhtis rahvakomissar Krassin. Krassin ütles: Nõukogude valitsus ei taha mingeid imperialistlikke püüdeid ning on valmis kõikide piiririikidega rahu tegema. Poska ütles: Eesti Vabariigi valitsus ei ole kunagi Venemaa vastu agressiivseid plaane sepitsenud, vaid on pidanud oma rippumatuse eest kaitsesõda. Jaan Poska ja Eesti tookordne juhtkond kasutas ka kujunenud olukorda loomulikult ära. Ja Venemaal oli vaja üks lõik oma piiri ääres saada stabiilseks ja Eestil oli vaja hingetõmmet. Narva jõe taga lähtus eelkõige Narva jõe kaitsevajadustest. Kui me vaatame lõunas, see oli siis maismaal kõige lühem selline joon ja general Soots kindlasti lähtus võitja positsioonilt dikteerides seda piiri kulgemise rada. Detsembri keskel vahetati läbirääkimispaika, mis viidi Aia tänavale. Sinna tassiti ka Eesti hoiu- ja laenuühisuse suur tammepuust laud. Vene delegatsiooni juhiks määrati Brest-Litovski läbirääkimisel tuntuks saanud Vene diplomaat ja bolševik Trotski lähikonda kuuluv Adolf Joffe. Kuna läbirääkimised piiriküsimuses ei edenenud, sest piirikomisjoni juhtinud 2 kindralit, Soots ja Kostjajev vaid tülitsesid, siis võtsid Poska ja Joffe piiriküsimuse endi peale. Vene poolt pakutud piir Rakvere all ja Eesti poolt pakutud piir Pihkva lähistel leidsid kompromissi Narva jõel, Peipsil ja Petserimaal. See saavutati suuresti tänu Eesti sõdurite kangelaslikkusele ägedates lahingutes Narva pärast. Venelaste edu läbirääkimistel sõltus aga just edust Narva rindel. Enamlased saatsid rindele salaja sõjaväge õhutama isegi Tartu rahudelegatsiooni liikme kindral Kostjajevi. Edasi Narva peale, karjus ta kaevikutes. Kui aga Poska mõni päev hiljem selle venelaste saladuse plenaaristungil avalikuks tegi, siis ei jäänud kommunistidel muud üle kui punastada. Eesti sõjavägi lõi aga Nõukogude Vene sõjaväel rünnakud edukalt tagasi. Piiriküsimustes lepiti kokku 31. detsembril. Seega võidi alla kirjutada vaherahule, mida Eesti pool pikisilmi oodanud oli. Vaherahu hakkas kehtima 3. jaanuaril. Nii nagu esimene maailmasõda pidi lõppema rahulepingutega, nii loomulikult pidid ka need kohalikud väiksemad jätkusõjad lõppema rahulepingutega ja selge on see, et Jaan Poska võib-olla Georges Clemenceau kõrvale päris täpselt ei istu, aga ühe sõja lõpetajana ja ühe rahulepingu autorina kuulub ta toonase Euroopa poliitilisse eliiti kahtlemata. Lõpuks hommikusel ööl vastu 2. veebruari kirjutatakse rahulepingule alla. Kreutzwaldi ja Kuulborsi kujud vaatavad pealt tumma imestusega praegust talitust. Keskel suur laud, selle ümber on aset võtnud ühel pool Eesti saadikud, teisel pool Nõukogude delegatsioon. Vastamisi istuvad Jaan Poska ja Adolf Joffe. Väliselt on kõik rahulik, ainult põsed õhetavad. Esimesena kirjutab alla kindla käega Poska ja lisab oma isikliku pitsati lakiga juurde. Teisel pool saali otsas samasuguse laua juures annab oma allkirja Adolf Joffe. Rahu on sündinud. Esimest korda määrab Eesti ise oma tuleviku saatust. See, mis Maurus ütles, inimese pea ei pea midagi kinni, aga mis kirjas on, see jääb alles. Ja seni, kuni see kirjas on seal Poska allkiri.
see oli Eesti rahva võimsaim vaimustuse avaldus, mis Eesti rahudelegatsioonile osaks sai Tallinna jaamas. Kui Poska vagunist väljus, paljastasid kõik vaikides pead. Peaminister Jaan Tõnisson ütles: väike Eesti on teinud suure Venega rahu tingimustel, mille üle Eestil ei tule häbeneda. Poska vastas, et kõik, mis on saavutatud, on ühise töö tulemus. Rahudelegatsioon on vaid täitnud ülesandeid, mis Asutav Kogu ja valitsus tema peale pannud. Poska puhul ja Eesti delegatsiooni puhul üks võti, mis viis eduni, oli ka tegelikult vastase tundmine. Ja selleks mõttes, et vastast tunda, tuleb temaga ka rääkida. Tuleb temaga läbi rääkida. Mõnes mõttes, kui nüüd ma kõlan natuke pateetiliselt, aga kõigile vaatamata sellele, et Eesti ja Venemaa näiteks on väga erinevad riigid, aga siiski säilitada seda võimekus näha ka teises inimest. Ühe juhtumi ütles Poska iseendale kõige enam südamesse olevat läinud. See oli Narva maanteel. Keegi tundmatu naisterahvas kõnetas teda. Jumal õnnistagu teid selle eest. Te päästsite meie pojad. Täna jääb mõnikord tunne, nagu Jaan Poska oleks milleski süüdi, et ta liiga palju meile seda maad kokku leppis. Piiriäärne maa on tühjaks jäänud ja suur jagu otsustajad on Tallinnas ja nende jaoks on need mured juba nagu kauged ja nad ei tunneta seda oma nahaga, nii nagu veel need inimesed, kes siin elavad. Sina oled olnud Võru vallavanem, Võru linnapea, Võru maavanem ja ka Riigikogu liige, nii et sul on olnud võimalus erinevalt tasandilt seda vaadata. Mida see Setumaa siis tähendab või mida see Setumaa tahab siis tegelikult? Tartu rahuleping tuleb piirilepingus ära märkida. Nii nagu oli ta eelmine kord preambulasse sisse toodi, oli minu arust väga mõistlik, väga teretulnud, aga täna räägitakse mingisugust seletuskirjast, mis tegelikult ei ole mingit tähtsust. Selles uues variandis lihtsalt on lisatud 2 lauset, Venemaa nõudel lause, et territoriaalset pretensioone ei ole ja Eesti nõudel lause, mille järgi siis see küsimus ei reguleeri midagi muud peale piiri. Ehk siis keegi ei saa öelda, et Eesti on selles mõttes millestki loobunud. Kui me räägime Poskast, siis tema üks käitumisjoon oli see, et austa teist poolt. Sellest hakkab kõik, kui sa seda ei tee, siis tegelikult on juba konflikt algus sisse kodeeritud ja meie kõnekäänd on ikka see, et sugulastega võib tülis olla, aga naabritega tuleb hästi läbi saada ja naabrist tuleb lugu pidada. Nende jaoks individuaalselt on see kahtlemata olnud ebaõiglus, lihtsalt mina leian, et see ebaõiglus ei ole täna, ütleme nii Eesti riigi poolt tehtud, vaid on see ikkagi meie suure kalli naabri autorlusega. Ma arvan, et aus on öelda see, et nende maad selles mõttes on läinud ja neil on valida. Tähendab, kas nad võivad Eesti kodanikena elada Venemaal kui välismaalased või nad tahavad võtta Vene kodakondsuse ja nii edasi. Igal juhul nende maad siia Eesti külge tagasi ei tule enam mitte mingil juhul ja ma arvan, et see lihtsalt nii ongi. Armastan Petserimaad. Siin elas mu hõim. Ammu seda, kui hüüdnimed poogiti külge. Meid Petseri eestlasiks tunnistas isegi Kreutzwald. Armastan Petserimaad. Igavesti jään armastama oma kodukohta, omaste pühapaiku ning mitte küll kunagi mõista ei taha seda, kes omakseid reedab. Kõige kurvem on see, et ega tavalisel eestlasel ka ei lähe kordaks, on see Petserimaa või ei ole, teda ei huvitagi. No mis sellisega teha? Orava mehed naljatasid, neil on üks selline naljadus. Tsia tapad ära, mis sa ulliga teed. Tegelikult Petserimaal elab praegu kuskil üle 6000 Eesti Vabariigi kodaniku õigusjärgi.
Minu jaoks on täiesti loogiline, et Petserimaa on osa Eestimaast. Kõige tähtsam on, et need inimesed meilt saaks omaste kalmudele käia, Taelova, Mõlla, Saalessasse, Pangjavitsa. Kui kaob mäluna, siis kaob ka inimese tunnetus ja tuleviku taju ja siis me oleme lihtsalt nagu mingisugused hilpharakad tuules, ei ole enam need inimesed, kes suudaksid luua paremat homset, nagu me kõik tahame ju. Annaks Jumal, et see Poska vaim jääks kestma, tähendab, tema oli minu jaoks Eesti ühtsuse sümbol ja püstipäine mees. Ma olen nii nagu Tartu rahu laps, nii nagu mu isa mulle vanas eas ütles, et kas sa tead ka, miks pärast sa 2. novembril sündisid? Ja see oli sellepärast, et kui rahu oli sõlmitud kunagi keset ööd, siis tuli isa koju ja oli nii rõõmus selle üle, et rahu oli saavutatud. Ja see rõõm muidugi siis kaldus ka tema abikaasale üle ja siis 9 kuud hiljem sündisin mina. Nii et ma ei teadnud seda ise, kui isa mulle seda kunagi hiljem rääkis. Isa oli tõepoolest oli seal rahu konverentsil oli kaasas. Sest oli tsensor ja pidi kõik need tekstid vaatama järgi, mis siis koostati ja muidugi seal tema kiitis muidugi kõik heaks, aga tema mõte oli ju see, et mingisuguseid salajasi asju ei tuleks mitte avalikusse teksti, aga ma arvan, et see tekst oli niivõrd hea, et seal ei olnud midagi parandada. I think that a lot has been made in the family about Jan Poska and the past and what he stood for. And I see very much a parallel between Jan Poska in Estonia and what Churchill meant to us in Britain. And this was quite a vivid memory for me, seeing the impact that he must have had on the people. And life for me is, when you're a person, it's not about what you achieve for yourself. It's what you create and achieve for others, and that's really important in life. Kui Tartu rahu poleks tulnud, siis oleks eestlane elanud edasi kogu aeg teadmisega, et ta on endine ori ja õudselt hästi on läinud, kui ta on natuke praegu rohkem. Aga just iseseisvus andis nagu võimaluse, nagu ütleb Tõnis Mägi oma koidus, teise iseseisvuse saavutamisel, et sellik sirgu lüüa ja heita endalt orjarüü. Et selle kõik see 20 aastat rahvuse tunnetamist ja armastust oma isamaa, oma emakeele ja kõige hea vastu, mis on Eesti. Selle andis meile Tartu rahu ja sellest peame Jan Poskat tänama. Jumal, tänan. Mm-hmm.